Tuli see lahti. Aita tagasi panna. Ups. Oi, pingu valus see on. Midagi vahvat. Tere kaunis pühapäeva lõunat, kell on 12 saanud ja me startisime just maale. Hommikul oli meil väike pannkoogi hommik, koristasin, toimetasime kodus ja nüüd ongi õige aeg startida. Lähme maale, lähme tuisule, arvatavasti teeme mett täna ja koristame ja niidame seal ka. Ühesõnaga, lähme toimetama. Sa niidad ka? Ja ma niidan ka. Ja võtan teid kaasa ja vaatame, mis täna saama hakkab siis. Esimene peatus on tegelikult hoopiski Bauhofis Lasnamäel. Vaatan siin paari uut kinnast endale ja muud vaatame. Mingi trimmeri rihmas oli vaja või mida iganes. Nii kiire shopping. Kinda leti ees, valin endale kohe siis uued kindad mesilaste jaoks välja. Ma eelmine kord vist näitasin ka, et mu kindad on räigelt paksuks läinud, juba need näpud on nagu mett ja seda vaha kõik täis, et nendega enam ei ole nii hea tööd teha. Aga vaatame siis, kas siin on mingit head kinnast, millega mesilaste juurde minna. No siin on tavaliselt töökindad, aga neist tulevad sutsud läbi, nii et need ei ole väga head. Paremad on niisugused kummiosaga kindad. No need on täitsa kummid, need ei hinga üldse. No ma ei teagi, mida valida. Kui tunne, et see on ka niisugune pehme pealt, alt on hea, aga kui ta on pehme pealt, siis ikkagi suts tuleb läbi. Et mul muidugi tegelikult praegu on kindad kahekordselt üldsegi. Et olla kindel, et ma ei saaks sutsu. Sest et ma olen paar korda saanud siia kätte sutsu ja käsi läheb kahekordselt paiste. Aga ma kohe nüüd otsin siit midagi endale välja. Tuli see lahti. Aita tagasi panna. Ups. Ise panen nii kehvasti neid, siis tuleb kohe lahti. Tuleb poodi hakkab kohe laamendama. Naljakas. Ma olen jõudnud finaali kinnastega. Ma ei teadnudki, et see nii raske valik on. Aga mul on üks valik on siis sellised täiesti lateks kindad. Ja teine valik on siis sellised, mis mul enam-vähem praegu ka on, et alt on nagu kumm. Peal on võrk, mis kindlasti sutsud läbi laseb, aga selle jaoks ma panen ikkagi teise kinda siia alla. Topelt kinnas. Ja see kinnas on mulle väike. Kahekindana. Aga muidu ta tundub nagu mõnus. Ma otsin kohe, kas ma leian suurema kinda. Nii, leidsin suurema kinda. Ja proovime kätte. Aga see on võitja. Väga hea kombo tuleb sellest, ma arvan. Väga mõnus on käes. Nii, ma võtan need 2 tükki. Need, mis jäävad siis sinna sisekinnasteks ja väliskindad. Ja see on väga hea diil. Ja neid superlatekseid ma siis ei võtagi praegu. Ta on natuke suured ja kobakad ka, nendega ei ole nii hea seal toimetada, ma arvan. Ja ma mõtlesin veel, et kui ma leian kuskilt ühe selle maski, siis ma võib-olla ostan endale uue maski ka. Aga siin vist tegelikult ei ole maske, aga ma ei tea, korra vaatame ringi ja kas ma leian või ei leian, selles mõttes, et vahepeal ma saan täna veel selle enda vana maskiga ära oldud, kuigi tal on päris palju auke juba sees, et ta vajab väljavahetus küll. Aga nüüd ma kaotsin siimu ära. Kadunud. Siin ta ongi peidus. Teised pool poodi muidugi. Natuke tahaks endale mingeid uusi kummikuid küll sinna osta. Tähendab, ma ei tea, kus mul praegused kummikud on. Ma olen kuskil ära kaudanud. Nii, et ma vaatan siin niukseid uudseid kummikuid ja mõtlen, et
kas ma peaks endale ostma uued? Isegi kalossid tunduvad suht huvitavad. Vaata, siin on soojendusega. Öelge mulle, et ma olen hulluks läinud, et ma neid vaatan. Aga ma mõtlen, et sinna mesilaste juures käimiseks oleks nii hea kummikud. Aga ma ei tea. Ei, ma vist ikka ei osta. Siis mul tegelikult on kuskil kummikud. Ma pean nüüd üles otsima. Ma ei tea, kas nad on maal või kus nad on. Siin on mingi kroksilased tegelased ka, mis tundub ka päris huvitavad. Ei. Õnneks olid väiksed mulle. Aga päris nunnud on need kroksid. Okei, asjad on käes, ei hakanud shoppama midagi, võtan ainult enda 2 paari kindaid ja lähme minema. Täna pidi tulema mingi räige lämbe ilm, ma ei tea, mul on kampsun seljas, praegu on veel okei olla, aga pidi tulema super soe ilm, meil on pühapäev, pidi vist hakkama ka mingit tormi sättima meile ja homme siis on mingi super sooja puhang meil siin Eestis. Peale mida läheb jahedaks, aga ma ei tea. Praegu veel küll väga soe ei ole. Ma olen kampsuniga täitsa veel. Järgmine peatus on meil tanklas. Võtsime natukene kütust murutraktorile ja nüüd me võtame endale mingi kiire ampsuga siit seest. Siis on rohkem jõudu, et seal tööd teha. Ja me vaatame, mis see Hiiu tankla meile pakub. Mida võtta? Kas võtta koka või võtta kohvi? No, otsus tehtud. Võtame koka. Minu valikuks sai siis mingi Peipsi kohafilee burger. Ma olen siin väga palju söönud selle sama Peipsi fileega wrappi. Aga seekord ma otsustasin, et ma proovin seda burgerit. Igal juhul ta näeb mega maitsev välja, nii et ma kohe asun teda sööma ja proovima. Väga hea on. Tõesti. Ma ei oskaks punkte anda, aga väga 10 lähedale saab minu hinnangul. Siim, kuidas sinu burger on? Mitu punkti annad 10 skaalal? 6. 6? Nii vähe? Minu burger võidab igal juhul. Nii et terminali burger, proovige kohakala burgerit. Okei, ma söön nüüd edasi. Nii, oleme tuisul, riietus on seljas. Kohe panen enda uued kindad kätte. Sõrmused on võetud, või rant on, sest et sõrmustega taru juurde minna ei ole mõistlik, et kui saad näppu sutsu, siis on oht, et seda sõrmust enam näpust muidu kätte ei saa, kui peab selle katki lõikama. Nii et alati tuleb need ära võtta. Aga nüüd me siin valmistame siis ette, riietume ja kohe lähmegi mesilasse. Ja täna siis ongi see päev, kus võtame mett välja sealt. Ja hakkame vurritama. Nii et vaatame, palju me saame välja võtta, palju me mett saame ja ma näitan teile, kuidas me seda kõike teeme. Nii et läksime. Näitan teile kohe oma super outfiti ka siis. Mõnus on see, et täna on üks kuumematest ilmadest. Issand, kui väiksed kindad need on. Vaata, ma panen topelt kindad ja nii nagu... Ühesõnaga, täna on üks kuumimatest ilmadest siin augustis, ma arvan. Ja mul on pikad riided, kampsun ja kõik muu seljas, nii et üldse ei taha kätte minna. Võtsin küll number suuremad kindadega. No nii. Kohe näha, et täna on väga ilus ilm. Mega korje käib, liiklus on tihe siin tarude ees. Kohe proovin teile ka näidata.
aga siit hakkame välja võtma, kas midagi ei ole. Aga ilus raam on, mille saab välja võtta. Jaa. Teeme. Läks silma või? Ei, tundus, et keegi on peas, aga vist on. Võib on või? Vaata, kas sa näed siin midagi või? Siin juhtus. Siin. Ei, ma ei näe. Midagi ei näe. Varakad on peal kogu aeg, et keegi ronib kuskil kõrval. Sain sutsata, vaadake, kas te näete, astel on siin peal veel. Tõmbasin näpu välja, aga oi, pingu valus see on. Oi. Kui valus on. Räigelt parmud söövad. Oi, plenn. Nojah, tuleb edasi teha. Nii, leidsime ema, püüdsime ta siia kinni ja nüüd me märgistame ta ära. Siis on teinekord väga hea teda üles leida, kui meil on talle tehtud täpp peale. Väga hästi saime kätte. Ja nüüd teemegi kohe markeriga siia talle täpi peale. Parmud söövad ühelt poolt, mesilased teevad teiselt poolt sutsu. Täna ei ole lihtne see olemine siin. Vaatan, kuidas ma... Oi, jälle sööb. Igal aastal on tegelikult erinev vildikas ka, mis värvi seda täppi emadele peale tehakse. Et siis oleks kenasti aru saada, et mis aasta emaga on tegu. Emad elavad päris kaua. Ja siis on hästi teada, et kas on selle aasta ema, eelmise aasta ema ja nii edasi. Saime mesilas käidud. Mesilased olid täna vihasemad ja agressiivsemad. Selles mõttes ei olnud väga mõnus käik. Eks nad on pahased sellepärast, et me võtame neid mett välja, aga tundub, et hakkab minema ka äiksele ja sellepärast siis nad on rohkem ärritunud. Sain ühe sutsaka siia näppu ja ma arvan, et see läheb varsti räigelt paistesse. Ja mingi nõela sain veel kellegilt. Mida varem ei ole olnud, on see, et täna oli nii palju parmusid seal. Ma sain mingi 20 parmuammustust, mis nagu kindlasti läheb ka hästi toredaks varsti, et nende sügelemine on midagi vahvat. Mesilane on sees kuskil, ma kuulen. Mul on taga on meekärjed, mille me viime ära siit, et neid vurritama hakata. Me siin ei vurrita midagi. Ja mõned mesilased siis ikkagi sättisid ennast kaasa. Ma ei tea. Ma üritasin küll neid pakkida niimoodi, et nad ei saaks väga kaasa tulla ja kate on seal peal ka, aga nad ikkagi pääseb sealt lahti mesilane. Või pääseb sealt välja pagasnikust. Nüüd on aeg hakata vurritama mett. Meil on vurrpaigas ja mina praegu teen siin neid kärgesi lahti. Ja siis, kui kärjed on lahti tehtud, siis paneme vurri sisse ja hakkame vurritama. Aga ma näitan teile, kuidas see käib kohe. Siin on kärg. Kärg on, siit on näha, et ma olen juba lahti teinud, aga mesilased tegelikult kaanetavad selle mee kenasti kinni, et nad on siin kannu sees kinni. Ja mina teen siis need kaaned selliseks lahtiseks, et see vurr saaks selle, kui ta hakkab ringi käima, siis see mesi saab sealt välja tulla. Ja selle jaoks teen mina need lahti. Ja ma kasutan selle jaoks kärjekammi ja sellega lihtsalt teen siit niimoodi. Kõik lahti. Mett me vurritame tavaliselt saunas, sellepärast et ruum peab olema soe. Ja see meie vurritamine on suht must töö, väga kleepuv töö ja nii edasi, et selles mõttes on hea teha seda duširuumis ja saunas. Sauna kütame soojaks, siis tuleb mesi paremini vurris kärjesest lahti lihtsalt.
ja pärast siis on mõnusam seda ruumi puhastada, kui saame siit kohe dušiga lasta selle vurri ja kõik puhtaks. Ja nüüd siis teemegi kõik need kärjed, mis me tõime, tuleb teha lahti ja siis paneme kõik siia vurri sisse ja hakkame lahti vurritama. Meie meetegu sai just lõppu, kell on 9:30 ja nüüd me siis lõpetasime, pesime ennast puhtaks ja stardime koju. Aga saime 41,5 kilo kuskil nii, et mina arvasin, et tuleb 50 kilo, aga nii palju ikkagi ei tulnud, et tuli 41,5. Ja selleks korraks see meetegu meil tehtud saigi. Kätte on jõudnud täielik suvi, on augusti ja võib-olla ka selle suve kõige kuumem päev ja on esmaspäev. Tööpäev on just läbi saanud, ma olin täna kodukontoris, ma ei hakanud kontorisse minema. Oli niisugune mõnus chill olemine kodus. Ja nüüd ma tegelikult startisin linna, et minna kohvikusse ja saan kokku enda 2 või 3 sõbrannaga. Ma ei tea, kas üks neist tuleb või ei tule. Et selline mõnus koos olemise aeg on ja võtan teid kaasa sinna. Lähme vaatame, aga see ilm on muidugi mega, ma ei tea, vaatame, kuidas see olemine on. Muidugi mina, kes ma kogu aeg olen ilma üle vingunud ja öelnud, et mulle meeldib, et on 30 kraadi ja niimoodi, siis ma praegu tegelikult ei vingu üldse, mulle megalt meeldib. Mega soe on. Muidugi ma tahaksin randa minna, aga ma ei saa, sest on tööpäev või oli tööpäev. Mu näpp, mis sai siis eile sutsu, on selline mõnus sardell. Mul oli eile tegelikult see põlv ka päris paistes. Siin on näha, et siin on mingid need latakõhv veel peal. See oli siis parmude hammustamisest. Ja see oli täiesti paistes, nii ma lonkasin. Aga õnneks see on nüüd, paistetus on alla tõmmanud, et kui ma katsun, siis ma tunnen, et need hammustused on valusad, aga muud ei midagi. Aga nüüd ma ootan enda sõbrannasid, nad peaksid kohe jõudma ja siis lähme siia Feelmani kohvikusse, on selle nimi, kui ma ei eksi. Toidud just kätte siin kohvikus. Issand. Ilge dilemma oli, mida võtta, sest ilm on nii kuum, et tundub, et peab midagi kirget sööma, aga samas kõht on suht tühi. Nii et me läksime ikkagi hea ja rammusa toidu peale. Nii et mina valisin raviolid ja tüdrukud võtsid risotto. Head isu! Mis juhtus, Maarja? See metsas käik oli mu esimene riis. Ma vaatasin. Nii äge. Magustoidu aeg. Ma võtsin endale banaani, šokolaadi kooki. Triin võttis mingi halva torti ja Maarjale läks peserui. Mul tuleb järgmine nädal. Kui hea kook mul on. Mega hea. Kell on 3 tundi hiljem ja ilm on drastiliselt muutunud. Kui enne täiega päike paistis ja oli super soe, nüüd on 26 kraadi ja mega pilves on ja tuuline. Nii et vaatame, kas see torm jõuab siis siia ka või ei jõua. Aga tüdrukutega oli mega tore jälle näha ja koos olla üle pika ja olime 4 jälle oma pisikese pundiga koos. Oli mega meeleolukas ja tore oli näha. Aga nüüd ma sõitsin mööda ja nägin, et see suur tuul on juba paiskanud mul pesuresti pealt mingid riided maha, nii et ma lähen ruttu päästan need riided ära sealt.
on teisipäeva hommik käes ja kell on 9:16, me stardime Hugoga kontorisse tööle. Ja eile tuli siis mingi tormilane asi Eesti, aga täna on see jõudnud siis rohkem, ma ütleks, meie kodukanti siia Tallinna külje alla. Et on suur tuul, ma ei tea, vahepeal sajab vihma, aga sellest hoolimata lähme kontorisse, teeme tööd ja vaatame siis, mis me pärast veel teeme Hugoga. Tulime õigel ajal kontorisse, sest täna meil on sünnipäeva tähistamine siin. Lõuna on hooleta, sest saame siin hakata kohe sööma ja ma vaatan, et tordid on seal laua peal, nii et head isu! Sõrm hakkas nii sügelema, nii et ma ei tea, mis on. Viin või? Džinn näitab hädast välja. Kell on lõunapaiku ja meil sai sünnipäevad siin tähistatud, töö selleks korraks kontoris tehtud ja nüüd me liigume tagasi koju. Hugo läheb lõunauinakule. Bože, ma päris mahumegi autosse. Kõige nõmedam on see, et mina veel kuidagi poeksin sisse, aga kui ma pean Hugot sinna tõstma ja teda panema, siis see on suht võimatu, aga no proovime, kas õnnestub. Kuidagi ikkagi saime hakkama, tõstsin Hugo ülesse ja lihtsalt kuidagi jalad eest sisse ja ise ronis tagant järgi, nii et kuidagi saime ikkagi ja mahtusime autosse. Ma tulin küll veits kaugemale, et kindlasti oleks rohkem ruumi ja enne mu kõrval autos ei olnud, nüüd on mõlemale poole autot tulnud. Aga noh, selline see eluke meil on ja nüüd ikkagi alustame sõitu. Hugo magas enda lõunaune ära ja nüüd on tegelikult aeg süüa üks korralik lõuna. Kell on 2:30 aeg ja saab kohe varsti 2:30. Mina tegin veel tööd meil siin kontoritoas ja nüüd ma siis teen soojaks eilsed makaronid. Sööme, siis teen veel natuke tööd ja siis vaatan, et on küll natukene suur tuul, aga ma arvan, et me lähme ikkagi käime natukene ka õues mängimas täna. Ja siis juba on õhtused tegevused. Nii et selline rahulik õhtupoolik ootab meid täna. Hakkasin tolmuimejaga tegema ja palusin Hugole, et ta teeks enda toas kõik põrandad tühjaks, et mul oleks siin mõnusam koristada. Ja nii kaua, kuni ma siis koristasin teist tuba, Hugo on teinud siit kõik puhtaks ja pannud siia voodisse täpselt nii, nagu ma palusin. Väga tubli oled, Hugo. Jaa. Aitäh sulle. Tulime Hugoga ilma nautima. Vahepeal tundus, et nii ilus päikseline ilm on juba, et võib kenasti õue tulla. Aga ikkagi päris suur tuul on ja suht jahe on. Aga ikkagi ootame siin sõpru ja natukene mängime õues. Kätte on jõudnud teisipäeva õhtu ja ma tõmban selle vlogi sel korral kokku. Aitäh kõigile, kes on jõudnud selle video vaatamisega siiamaani ja aitäh ka neile, kes on vaadanud mõnda minu teist videot. See on vahva, et teid ikka mõned on, kes on minu videotani jõudnud. Ja näeme teiega juba järgmises vlogis. Tšauki!